Kaks sukeldujat sukelduvad esimest korda Ogof Agen Allwedi koopas Lõuna-Walesis asuvasse pikka veealusesse lõiku. Nad on Ühendkuningriigi ühe keerulisema koopasüsteemi teadaolevates piirides ja üritavad esimestena läbida seda üleujutatud koopalõiku. See on eraldatud paik. Nad on juba sukeldunud läbi 3 veealuse koopakäigu ning roomanud ja kõndinud miile kuiva koopat, et sellesse kohta jõuda. Nad on sukeldunud nii kaugele kui võimalik sellesse kaardistamata käiku ja on viinud oma õhuvaru piirini, kui nad leiavad selle, mida on otsinud. Kui need järgivad seda kallast, mis viib pinnale, saavad nad aru, et on teinud kohutava valearvestuse. 1974 aasta suvel püüavad Martin Farr ja Roger Solari teha ajalugu, minnes kaugemale ja sügavamale kui keegi teine ühte Ühendkuningriigi kõige raskemini läbitavasse ja tuntumasse koopasse. Neid peetakse oma põlvkonna 2 parimaks Briti koopasukeldujaks. Martin Farr on 23-aastane koopasukelduja. Ta on koopas käinud juba 10. eluaastast alates ja viimased 3 aastat on ta tegelenud koopasukeldumisega. 23-aastaselt on ta juba kogenud uuriv koopasukelduja, kes on hästi tuntud Ühendkuningriigi koopasukeldujate kogukonnas. Viimased 3 aastat on ta sukeldunud koos teise koopaskäija ja koopasukelduja Roger Solariga. Solari on 24-aastane ja mõlemal sukeldujal on sarnane kogemuste tase. Solari on pärit Forest of Deanist, Gloucestershire'ist ja ta on koopas käinud ning sukeldunud alates 12. eluaastast. Roger Solari on pühendunud ja sitke koopasukelduja. Teda tuntakse sihikindla tegutsejana. Ta viib regulaarselt lõpule keerulisi kooparetkesid, tungides koopasse sügavamale ja kaardistades uusi maa-aluseid teid. Koos on nad leidnud ja uurinud, mille uusi koopaid Walesis ja Iirimaal, tehes endale selle käigust nime. Farr ja Solari tahavad koopa uurimises piire nihutada, kasutades oma sukeldumisoskusi, et jõuda kõige ohtlikumatesse ja kaugematesse maa-alustesse paikadesse. Aga neil ei ole alati lihtne leida järgmist väljakutset, et oma mainet veelgi kasvatada. 1970. alguses olid parimad koopad sageli juba teiste sukeldujate poolt välja valitud. Mõni teine sukelduja võis olla koopas esimesena käinud või seni kõige kaugemale jõudnud ning sellele omamoodi mitteametliku pitseri andnud. Farr ja Solari on pettunud, kui palju häid uurimiskohti nad endale nõuda ei saa. Nende kodupiirkond on Lõuna-Walesis ja üks Ühendkuningriigi parimaid koopaid. Ogof Agen Allwed asub seal lähedal. Nad tahavad seda koopast uurida, kuid teine koopa uurija nimega John Parker uurib juba seda koopasüsteemi. Lõpuks pöördub õnn nende kasuks. Pärast aastat tegevusetust saavad nad aru, et Parker on kaotanud huvi koopas edasise uurimise vastu. See annab Farrile ja Solarile võimaluse jätkata koopa uurimist sealt, kus Parker pooleli jäi. Duo liigub edasi Agen Allwedi lõppsumpsidesse allavoolu. Ogof tähendab kõmbri keeles koobast. Ogof Agen Allwed on koopasüsteem, mis asub Langatoki Astangu Lubjakivi kaljudes Lõuna-Walesis. See asub Abergavenny linnast läänes ja väiksema Crickhowelli linna lähedal. Üle 20 miili kaardistatud käikudega on see Ühendkuningriigi 4. pikim koobas. Koobast uuris esmakordselt mees nimega Brian Price aastatel 1949 ja 1950. Alles 1957. Aastal murdis Hereford Caving Club läbi koopa esimese kivirisu, mis on kivide või rusude kogum, mis takistab koopas läbipääsu. Sellest esimesest kivirisust edasi avaneb koobas pikaks ja keeruliseks koopasüsteemiks, kus on erinevaid radu avastamiseks. Seal on laiad käigud, kus on veesilmad, lubjakivist moodustised ja üleujutatud lõigud. Lisaks sellele, et Agen Allwed on populaarne koopamatka koht, on see ka oluline nahkhirde talvituspaik, kus igal talvel käid koopas puhkamas mitusada haruldast väikest hoburaug nahkhiirt. Pärast aastat 1957 toimus järgmine suurem uurimine Agen Allwedis, siis kui John Parker hakkas sukelduma koopas asuvatesse allavoolu lõpusumpadesse. Palju tõotav koopalõik, mis võiks pakkuda miile avastamata alasid, kuid see on tavalise uurimise jaoks blokeeritud sumpade või vee all olevate koopakäikude tõttu. Need võivad olla pikad või lühikesed ning need võivad olla ka staatilised, ilma voolava veeta või aktiivsed, kus vesi voolab pidevalt läbi. Parker koos teiste sukeldujatega oli sukeldunud läbi Agen Allwedi sumpade, et proovida koopast tuntud piire kaugemale nihutada.
Pärast sumpa sukeldumist leiavad koopasukeldujad sageli, et nad jõuavad lõpuks uude kuiva koopalõiku, kus nad saavad edasi kõndida. Ja Parker on leidnud lühikesi kuivi koopalõike sumpade vahel, kuhu ta on sukeldunud. Oma viimasel katsel jõuab Parker 3. sumpa. Sukeldumise ajal saab tema õhuvaru otsa ja ta ei jõua sumpa lõpuni, et näha, kas see avaneb uueks kuivaks koopalõiguks. Tänapäeval on Agen Alvet populaarne koopamatkade paik ja neile koopauurijatele, kes ei soovi sumpadest läbi sukelduda, on ülemistes osades palju avastada. Et uurida koobast, mida hüütakse ägiks, vajavad koopauurijad luba, et saada sissepääsuvõti ning nad peavad sissepääsu juures registreeruma ja märkima, millist marsruuti nad kasutavad juhuks, kui nad peaksid ära eksima. Nii palju, kui mina aru saan, on see keeruline koobas. Kuivad ülemised osad võivad tähendada 6–8 tunni pikkust edasi-tagasi retke. Koopa veealuste allavoolu lõpusumpade läbimine on hoopis teine asi ja selline ekspeditsioon vajab korralikku planeerimist. Oletame, et üks tavapärane marsruut on 3 tundi sisse ja 3 tundi välja, kaasas kerge seljakott, vee ja toiduga. Solari ja Farr peavad kandma oma sukeldamisvarustust ja mitut ballooni koopasse. Nad ei suuda kogu seda varustust ise kanda, seega vajavad nad abiks gruppi inimesi, kellel omakorda on vaja ka oma varustust. 1974. Aasta mais on paar valmis minema. Neil on kõik planeeritud ja nendega liitub väike sõpruskond, kes aitab neid nagu Sherpat. Need on koopuurijatest sõbrad, kes on elevil, et saavad olla osa ekspeditsioonist ja võimalusel õppida nii palju kui võimalik, et ühel päeval ise ekspeditsiooni juhtida. Vahetult enne ekspeditsiooni vigastab Solari oma põlve. Ta ei suuda läbida miili pikkust rasket lõiku, mida tuntakse Southern Streami nime all, kus koopauurijad peavad roomama ja end läbi kitsikuste pressima, et jõuda allavoolu lõpus olevate sumpsideni, eriti veel kogu vajaliku varustusega. Seega lepivad nad kokku, et esimesel retkel läheb Farr üksi. Farr vaatab, kui kaugele ta sellel retkel koopasse jõuab ja siis saavad nad uurimistööd hiljem koos jätkata. Pole ebatavaline, et koopasukeldujad sukeldavad üksi. Tegelikkus on see, et niipea kui sa koopasse sukeldud, oled sa sisuliselt üksi või vastutad iseenda eest. Isegi kui ekspeditsioonil on teisi sukeldujaid. Ma võin ette kujutada, et Solari pidi tundma, nagu ta jääks millestki ilma. Nad olid seda koos planeerinud ja siis sundis halb õnn ja vigastus Solarit kõrvale jääma. Oma viimasel sukeldumisel oli John Parker sunnitud 3. sumpsist tagasi pöörduma. Esimene ja teine sump on lühemad kui 3. sump ning Parkeril polnud piisavalt õhku, et jätkata 3. sumpsis ja tagasi tulles läbi teise ja esimese sumpsi välja jõuda. Ta oli 3. sumpsis veidi üle 200 meetri, kui otsustas tagasi pöörduda. Minu tulutuste järgi on see pikem kui esimene ja teine sump kokku. Kas sa suudad ette kujutada, et läbid pikka pimedat veealust koobast, lootes iga pöörde juures, et järgmine viib sind õhukambrisse? Keegi pole seal kunagi varem käinud ja see lihtsalt jätkub. Mingil hetkel kujutan ette, et hakkad mõtlema, et see ei lõpegi kunagi. Avastajana tahad edasi minna, aga ratsionaalse inimesena tead, et sul pole piisavalt õhku, et lihtsalt lõputult tunnelites ringi uitada, teadmata, millal see lõpeb. Farr võtab sellel katsel läbi 3. sifooni kaasa mitu lisapaaki. Ta tahab olla kindel, et tal on piisavalt õhku, et edasi liikuda ja lõpp leida. Vette minnes pole tal aimugi, kas ta jõuab kaugemale kui John Parker. Ma olen kindel, et ta mõtles, kui palju kaugemale see veel minna võiks või kas teises otsas üldse õhutasku on. On võimalik, et seal on lihtsalt tupik. Vähemalt sai ta koopale lõpu ära märkida. Aga võib-olla on seal veel midagi ja just see ongi põnevus. Kui ta läheneb punktile, kus Parker ümber pööras, peab ta endalt küsima, kui palju kaugemale ta peab minema, et teada saada. Selgub, et mitte eriti kaugele. Ainult 30 meetrit pärast Parkeri piiri jõuab ta pinnale. 3. sifoon on 259 meetrit pikk. Kui ta teisel pool pinnale tõuseb, on ta esimene inimene, kes avastab uue kuiva koopalõigu. Veest valgustab ta oma taskulambiga koopasaali ja näeb tohutut käiku, mis kaob pimedusse. Ta ronib veest välja, jätab oma sukeldumisvarustuse maha ja suundub koopasse. Ma võin ette kujutada, et see on just selline avastus, millest koopasukeldujad unistavad. Ta on esimene inimene, kes sinna jõuab ja Solari jääb sellest erakordsest avastusest ilma. Seel on pikad avatud käigud. Nendest on lihtne läbi kõndida ning seal on huvitavad lubjakivi ja kivimoodustised.
On lõike, kus ta peab ettevaatlikult läbi kitsaste lõhede liikuma ning siis on seal pimedad, sügavad ja osaliselt üleujutatud alad. See uus koopalõik jätkub 550 meetrit, enne kui lagi hakkab langema. Siin leiab Farr veel ühe veealuse sumpsi, Agen Alvedi 4. sumpsi. Farr liitub taas oma ekspeditsioonigrupiga ja meeskond suundub koopast välja, et kohtuda Solariga ning seejärel minna pubisse tähistama. Ma olen kindel, et Solari jaoks pidi see pidustus olema mõru ja magus ühtaegu. Muidugi oleks ta elevil ja isegi uhke oma sõbra Farri üle, kuid samal ajal täiesti murtud, et ta ise sellest ilma jäi. Nad pööravad oma tähelepanu 4. settekaevule. Järgmisel päeval hakkavad nad sukeldumist planeerima ja ilmselt veedavad veidi aega unistades koopast, mis asub teisel pool. Kuu aega hiljem, laupäeval 15. juunil 1974 on Farr ja Solari tagasi Agen Alvetis, et jätkata oma uurimist. Nad sukeldavad koos, kuid tegutsevad üksiksukeldujatena. Üksiksukeldujatena vastutavad nad oma tegude eest ise ja kumbki neist võib igal hetkel tagasi pöörduda, jättes teise omapäi edasi liikuma. Nad suunduvad koopasse koos oma sukeldumisvarustuse ja väikese meeskonnaga, kes aitab neil kaasa kanda kõike vajalikku, olles valmis pikaks uurimisretkeks. Sukelduumine Äägona vaase terminaansetes koopasumpades tähendab, et varustus tuleb läbi raskete, miilide pikkuste kuivade koopalõikude tassida juba enne, kui veealustesse osadesse jõutakse. Nad kõnnivad, ronivad ja vahel ka pressivad end läbi koopakäikude. Mõned neist on väga kitsad augud, kust inimene vaevu läbi mahub. Meeskond annab iga varustuse eseme käest kätte läbi nende kitsaste käikude. Meil on kokku üle 100 kilogrammi varustust, mida tuleb läbi koopasüsteemi kanda, et jõuda esimese sumpsini. Poetusmeeskond läheb esimese sumpsini ja sealt edasi jätkavad Farr ja Solari omapäi. Oma uurimise alguses kannab iga sukelduja 3 õhupaaki kooparulli, et veealustes käikudes orienteerumiseks juhtliini välja kerida ning koopa saab vaid koopas kuivade lõikude jaoks. 3 balloonist peaks piisama, et neil oleks õhku, et läbida esimene ja teine sumps, seejärel 3. sumps ja jõuda 4. sumpsi. Nad loodavad, et sellest õhust piisab, et jõuda 4. sumpsi lõppu ja siis oleks piisavalt õhku, et tagasi tulla läbi 4., 3., 2. ja 1. sumpsi. Kuivas koopas 2. ja 3. sumpsi vahel jätavad nad kumbki sinna ühe poolenisti tühja ballooni, mida nad on selleks hetkeks kasutanud. Need on väikesed kullese balloonid ja nad kasutavad neid uuesti väljudes. Nad jätkavad teekonda 3. sumpsi oma 2 alles jäänud ballooniga. 259 meetri pikkune 3. sumps möödub sündmusteta. Kui nad pinnale tõusevad, panevad nad jalga koopasaapad, liiguvad edasi 550 meetri pikkusesse koopalõiku, mille Farr hiljuti avastas, ja suunduvad 4. sumpsi alguse poole. Siin pole neil sõprade abi varustuse kandmisel. Edasiliikumine on raske, kuid järgmise sukeldumise alguseni jõudmiseks kulub neil vaid pool tundi. Nad vaatavad enda ees olevasse tumedasse veesilma ja valmistuvad vette minema. Sel hetkel on 2 sukeldujat äärmiselt eraldatud kohas. Nad on miilide sügavusel maa all koopas ja kohe sukeldumas ohtlikku tundmatusse veealusesse koopakäiku. Päästmine isegi kooba kuivas osas sellises kohas on väga keeruline ja nende juurde jõudmine võtaks kaua aega. Kui vee all midagi valesti läheb, oled täiesti oma pead. Ma kujutan ette, et nad tunnevad korraga nii hirmu kui ka põnevust. Nad otsustavad, kuna mõlemad teevad uurimissukeldumise, et esimest korda oma koostöös teevad nad sukeldumise üksteise lähedal. Farr juhib tavaliselt. Viimati, kui Farr sukeldus üksi, tegi ta ilma oma sõbrata suure avastuse. Nad tahavad koos uut maad avastada. Ma olen üsna kindel, et Farr tahab, et tema sõber kogeks seda avastamise tunnet sama palju kui Solari ise. Aga nad sukeldusid ikkagi eraldi. Kui sukelduja tunneb end mingil hetkel ebakindlalt, võivad nad tagasi pöörduda ja jätta teise sukelduja üksi jätkama. Nad vahetavad regulaatorid oma viimase täisballooni külge. Balloonid, mida nad kasutavad 3. sumpsist läbi sukeldumiseks, ei ole enam täis. Nad võtavad need siiski sukeldumisele kaasa, hoides neid alles ainult kõige äärmuslikuma hädaolukorra jaoks. Ideaalis peaks varuballoonil olema oma regulaator, kuid need on noored mehed, kes on alles elu alustamas ja neil ei ole eelarvet mitme varusüsteemi jaoks. Kui neil on vaja varuballoonist õhku, peavad nad kasutama oma põhiballooni regulaatorit.
Vee all on keeruline varuballoonile ümber lülituda. Seda on kõige parem teha õhutaskus või sumba teisel poolel, kuid sukeldujad ei plaani sattuda olukorda, kus nad peavad kasutama oma varuballoone. Leidsin artikli, mis mainib, et Solari balloonid olid veidi positiivse ujuvusega ja tal oli liiga vähe raskusi. Alumiiniumist balloonid kipuvad olema veidi positiivse ujuvusega, eriti sukeldumise lõpus, kui neis pole enam nii palju õhku. Alumiinium on kergem kui teras. Ma arvan, et tal olid alumiiniumist balloonid. Kui sinu varustus on positiivse ujuvusega ja sa oled liiga kerge, ehk sul ei ole piisavalt pliid oma vöö peal, et tasakaalustada positiivset ujuvust, siis pead sa ujuma või jalgu kasutama, et alla ujuda ja takistada end koopalaest üles põrkumast. Sa oled pidevalt nii vaimselt kui ka füüsiliselt hõivatud. Sa kasutad rohkem õhku, sest sa ujud kogu aeg aktiivselt ja kuna sa pidevalt mõtled sellele, et mitte koopalae vastu põrgata, lisab see sinu vaimsele koormusele. Farri balloonid on väidetavalt negatiivse ujuvusega. Terasest balloonid jäävad alati negatiivseks ehk vajuvad põhja. Erinevalt Solarist lisab Farr lihtsalt veidi rohkem õhku oma PCD-sse ja ongi neutraalse ujuvusega. Koopas on oluline olla neutraalne. Sa ei raiska energiat allapoole ujumisele ja sul on üks mure vähem, mis võimaldab sul keskenduda parimate otsuste tegemisele. Tavaliselt sukeldub esimesena Farr, talle järgneb Solari. Nii on nende meeskonnatöö välja kujunenud. Ma ei ole täpselt kindel, miks. On võimalik, et Farril on rohkem varustust või ta on veidi kogenum kui Solari. Sump 4 sukeldudes läheb Solari esimesena. Ma kujutan ette, et kuna Farr sukeldus üksi Sump 3 ja avastas uskumatu käigu Sump 3 ja 4 vahel, tahavad nad nüüd mõlemad, et Solari oleks järgmises koopas esimene. Solari veab oma sukeldumiskõit rullilt, kui ta edasi liigub. Nad kasutavad seda kõit, et leida tee veealuses tunnelis sisse ja välja. Solaril on 122 meetrit kõit ja Farr, kes liigub talle tihedalt järele, kannab veel 300 meetrit kõit. Kuigi see on oletus, ootavad mõlemad, et sukeldumine Sump 4 kujuneb pikaks. Umbes 4 või 5 minuti pärast hakkab Solari märku andma, et tal on probleemid nina kõrvalurgetega. See juhtub Solaril sageli, kui ta sukeldub sügavale. See on midagi, millega ta on varemgi pidanud toime tulema. Farr annab talle märku, et kui midagi on valesti, peaks ta tagasi pöörduma. Aga Solari näib olevat otsustav ja jätkab Sump 4 sügavamale Farrist eespool, vedades oma liini edasi. Tunnel läbi Sump 4 kulgeb allapoole ja kui Solari laskub, surub veesurve tema nina kõrvalurge järjest tugevamalt kokku. Valu suureneb, lisades tema ebamugavustunnet ja vaimset koormust. Farr uurib temalt, kas ta tahab tagasi pöörduda, kuid ta jätkab edasi. 120 meetri kaugusel sumba algusest saab Solaril koopanöör otsa. Tühi rull lõigatakse ära ja Farr seob oma nööri Solari omaga ning asuks siis juhtima. Farr kontrollib oma sügavusmõõturit, mis näitab 15 meetri sügavust. Eespool olev käik laskub veelgi sügavamale. 2 sukeldujat mõistavad, et ees ootab pikk ja sügav sukeldumine. Nad jätkavad, aeglaselt tõmmates, ujudes ja roomates läbi veealuse käigu. Farr vaatab oma rõhumõõturit ja näeb, et on jõudmas 1/3 piirini. Hoopasukeldujad järgivad 1/3 reeglit. 1/3 balloonis olevast õhust on sissepoole minekuks, 1/3 väljapoole tulekuks ja 1/3 on hädaolukorraks varuks. See on lihtne reegel. Sukeldud, kuni 1/3 balloonist on kasutatud ja siis pöördud tagasi. Kui kasutad poole ballooni õhust ja siis tekib probleem, mis sind aeglustab, ei pruugi sul olla piisavalt õhku, et õigel ajal välja jõuda. 1/3 õhuvarusse jätmine on ohutusmeede. Farr teab, et ta peaks mõne minuti jooksul tagasi pöörduma. Ta teab ka, et Solari, kellel on veidi väiksemad balloonid, omab veidi vähem õhku kui tema. Farr jätkab pärast oma 1/3 piiri saavutamist. Möödub paar minutit, kuid Farr otsustab, et läheb veel natuke edasi. Ta annab Solarile märku, et kavatseb jätkata ja Solari peaks tagasi pöörduma, kui tal vaja on. Ta eeldab, et Solari pöördub tagasi. Solari on kogenud ja vastutustundlik sukelduja ning ta peaks tegema mõistliku valiku. Pärast märguande andmist Solarile pöördub Farr ümber, et jätkata seda, mida ta arvab olevat üksikseikluse Sump 4. Mul on see vihale ajav tunne, et Solari on otsustanud mitte järgmise avastuse tegemisest ilma jääda. Olen seda näinud ka teistes koopasukeldujates, kes näivad oma eesmärgile kinnisideeliselt pühendunud. Solaril on ujuvuse ja nina kõrvalkoobaste probleemid, mis lisavad tema vaimsele koormusele.
käik laskub edasi kuni 21 meetri sügavusele ja umbes 30 meetrit hiljem näeb Farr häguse vee kaudu järsku kruusakallakut, mis suundub ülespoole. Ta loodab, et see tõuseb õhutaskuni või veel parem teise koopani. Ta vaatab oma manomeetrit, tal on alles peaaegu pool ballooni õhku. Ta teab, et on ohtlik edasi minna. Minu jaoks on üsna huvitav mõelda sellele, mis mõjutab otsust tagasi pöörduda. Solari ja Farr on seda juba kuid planeerinud. Kui ta nüüd tagasi pöördub, kes teab, kui kaua läheb järgmise katse alguseni. Kas seegi teine trügib vahele ja teeb järgmise suure avastuse? Kõik nende varustus on siia jõudmiseks ära kasutatud. Kui ekspeditsioonil oleks baaslaagris rohkem varustust, rohkem sukeldumisballoone, oleks otsus tagasi pöörduda palju lihtsam. Farr on juba ühe suure avastuse teinud ja ilmselt on tal natuke survet teha veelgi rohkem avastusi. Seega on suur motivatsioon natuke kaugemale minna ja pealegi, kui ta leiab õhku, on tal aega peatuda ja puhata. Tal on aega oma mõtteid koguda ja siis saab ta kiiresti mööda koopajoont tagasi minna selle uskumatult suure koopani, mille ta eelmisel katsel avastas. Olen kindel, et ka uue suure koopakoopa avastamise võlu mängib oma rolli. Ta kihutab mööda kruusavalli üles, lootuses leida ülalpool õhku. Kui ta tõuseb, tundub ikka veel, et kruusavall jätkub pinnani. Ta kontrollib oma sügavusmõõturit. 1 meeter vett. Ta on just veepiiri all. Ta otsib õhutaskut, järgides koopas edasi. Farr on veepinnale nii lähedal, et ta võib käega seda puudutada. Aga kõik, mida ta leiab, on koopalae, mis on kohe veetaseme all. Ta vaatab paremale ja näeb, et koopalae ulatub samal tasemel edasi. Õhku pole kusagil näha. Ta otsustab veelgi rohkem riskida selle niigi ohtliku ettevõtmisega. Ta ujub selles suunas, kuhu ta vaatab, lootes, et koopalae tõuseb ülespoole ja seal on õhutasku. Ta jätkab koopalae all ujumist. Kuubas ei tõuse, vaid laskub hoopis süvendisse ja vähem kui 10 meetri pärast jõuab ta vertikaalse seina vastu. Farr on hädas. Õhku pole. Ta vaatab oma manomeetrit ja tal on jäänud vähem kui pool ballooni. Tal on varuballuun 3. sumpsist, aga ta tahab vältida regulaatori vahetamist vee all, kui võimalik. Regulaatori vahetamine ühelt balluunilt teisele vee all on keeruline ja ohtlik, kuid kitsas olukorras tasub seda kaaluda. Parem siiski vältida. Tänapäeval ei sukeldu tõsised koobasukeldujad ilma mitme varusüsteemita ja regulaatorita iga ballooni küljes. Ja ta vajab tagasiteel 3. sumpsist läbimiseks varuballooni. Ta peab tõesti tagasi jõudma, kasutades oma põhivaru õhku. Olukorra pinge kasvab ja Farril on raske selgelt mõelda. Ta valmistub laskuma allapoole ja seejärel liikuma mööda käiku üles tagasi sumpsi algusesse nii kiiresti kui võimalik. Ja siis, kui ta pöördub, et väljuda, juhtub mõeldamatu. Ta näeb Solarit endas kõrgemal käigulaes õnku otsimas. Solari ei pööranudki ringi. Farr ujub Solari juurde ja annab märku, et nad peavad sumpsist välja saama. Solari ei vasta ühegi märgiga. Farri märguanne on piisavalt selge. Farr jätab oma kooparulli kõrvale, et Solari saaks seda järgida ja kihutab tema ees mööda nööri edasi. Ta jõuab kruusakallaku põhjas kõige sügavamasse punkti. Ta laskub kiiresti ega võrdsusta laskumisel korralikult oma kõrvu ning nüüd on tal tõsine valu. Tema pea käib ringi stressi, valu ja füüsilise pingutuse segunemise tõttu, sest ta rabeleb läbi tunneli pääsemiseks, kuid ta peab edasi liikuma. Järgmised mitu minutit roomab ja ujub ta läbi sogase vee tagasi mööda tunnelit üles, püüdes olla nii kiire ja metoodiline kui võimalik. Samal ajal hoides hingamise ühtlasena, et mitte raisata seda vähest õhku, mis tal veel alles on. Ta liigub edasi mööda nööri, mille ta oma rullilt maha pani ja just enne seda kohta, kus tema nöör on seotud Solari omaga, 122 meetrit koopast ja värskest õhust, peatub ta. Ta otsustab oodata, et veenduda, kas Solari järgneb talle. Tundub, nagu ta oleks seal kaua, kuid ta ootab siiski. Ta on seal vaid minuti, väga pika minuti. Ta on endiselt üle 120 meetri kaugusel sumba algusest. Tema põhipaak on peaaegu tühi. Ta mõtleb tagasi minna, et Solarit otsida, kuid ta teab, et tal pole piisavalt õhku, et tunnelisse tagasi minna. Ta peab välja pääsema. Ta liigub tagasi pinnale, püüdes jääda nii rahulikuks kui võimalik, samal ajal, kui tal on tugev peavalu. Farr jõuab tagasi 4. sumba sissepääsu juurde. Hetkel, kui ta pinnale tõuseb, tunneb ta uskumatut kergendust.
kõrvades on tal kohutav valu ja tal on tugev peavalu. Ta seisab basseinis, peakäte vahel, umbes 5 minutit, mõeldes, kas ta on end tõsiselt vigastanud. Ma ei leia sellele mingit viidet, aga ma arvan, et siin on 2 asja mängus. Jah, ta on avaldanud trummikiledele survet, mis võib olla uskumatult valus. Ma arvan, et ta on ka end üle pingutanud ja ta on õhu säästmiseks kasutanud innennaenu vahelduvat hingamist. Vahelduv hingamine tähendab, et hoiad aeg-ajalt hinge kinni. Vee-all suureneb rõhk ja seetõttu võib hinge kinnihoidmisel süsihappegaasi mõju põhjustada tugevat peavalu. Lõpuks hakkab olukorra tegelikkus ja viimase 30–40 minuti sündmused kohale jõudma. Ta seisab üksi basseinis. Solari on endiselt sumbassees. Kõik, mida ta teha saab, on istuda ja oodata, kuni tema sõber pinnale ilmub. Mõtted sellest, mis oleks võinud juhtuda ja mis selleks hetkeks tõenäoliselt tema sõbraga juhtunud on, piinavad teda. Tal pole muud teha, kui istuda kaldal ja oodata. Ta vaatab veepinda, lootuses näha, kuidas juhtnöör võbelema hakkab. Rühm vahutavaid mulle keerleb loiult, liikudes vaikselt veepinnal ringi. Far kaalub ette tagasi minemist, et Solarit otsida. Pärast piinavat ootamist saab Far aru, et on möödunud mitu tundi. Talle jõuab kohale, et pole mõtet enam samas kohas püsida. Ta otsustab vähemalt proovida teha lühikese ülevaatuse sumba esimeses osas. Tal on õhku hädavaevu alles ja see tähendab, et ta peab minema tagasi vette kasutades ballooni, mida ta vajab, et pääseda tagasi läbi 859 meetri pikkuse sumba 3. Ta otsustab, et läheb ikkagi sisse ja vaatab üle. Ta paneb varustuse selga, astub vette ja on valmis sukelduma. Peaaegu kindlasti leiab ta nüüd oma sõbra elutu keha. Ta tõmbab õrnalt nööri pingule, enne kui sisse läheb. Ta ei taha sattuda lõdvaks jäänud nöörisse, kuid kui ta tõmbab, saab ta aru, et nöör on lõtv. Ta tõmbab seda uuesti, et nöör pingule saada. Nöör lihtsalt tuleb kaasa, kui ta tõmbab ja ta saab aru, et midagi on valesti. See ei ole millegi külge seotud. Ta ei saa sukelduda mööda lahtist nööri, nii et ta jätkab selle sisse tõmbamist. Kui ta tõmbab sisse 130 meetrit nööri, vahetult pärast sõlme, kus 2 nööri on ühendatud, lähedal sellele kohale sumas, kus ta väljudes peatus ja ootas, avastab ta, et nöör on noaga läbi lõigatud. Kui Solari tunnelist välja tagasi liikus, pidi ta nööri sisse takerduma ja pidi end lahti lõikama, üsna Farile lähedal. End lahti lõigates kaotas ta tõenäoliselt oma suunataju ja eksis tunnelis ära. Kogu aeg, mis ta takerdununa veetis, tähendas, et ta lihtsalt sai õhk otsa. Sellest punktist edasi ei saanud ta nii vähese õhuga kuhugi minna. Far mõistab, et tema sõber on surnud ja ta ei saa olukorra heaks midagi teha. Far kogub oma asjad kokku ja suundub tagasi mööda tunnelit üles, valmistudes sukelduma läbi 3 veealuse lõigu, mis jäävad tema ja koopast väljapääsu vahele. Pärast seda, kui Far ja tema meeskond Eigin Awithist välja saavad, algatatakse päästeoperatsioon. Esimene katse, mis peagi pärast seda käivitatakse, lükatakse edasi halva veealuse nähtavuse tõttu. 5 päeva hiljem tehakse teine katse koos John Parkeriga, kuid ta jõuab 4. veealuses lõigus vaid lühikese maa kaugusele. Ta ei leia Solari surnukeha. Tehakse veel otsingukatseid ning kokku kulutatakse Roger Solari otsimiseks 2760 töötundi. Hoolimata nendest pingutustest tema surnukeha ei leita. 7 aastat pärast juhtumit, aastal 1981, teeb Far veel ühe sukeldumise Agen al-Wedi 4. sumpi. See kogemus oli tema jaoks traumeeriv. Ta jõuab koopas 215 meetri kaugusele, ilma et leiaks õhutasku enne kui ta taandub. Ta ei leia Solari keha. Veel 5 aastat hiljem, 1986 aastal, teevad 2 sukeldujat, Ian Rowland ja Julian Walker, olulise läbimurde 4. sifooni. Nad leiavad Roger Solari keha 220 meetrit sifooni sees, veidi Farri varasemast piirist kaugemal. Kuid keha välja tuua on liiga ohtlik, kui nende õhuvaru on selles ekstreemses ja kauges kohas juba napp. Nad jätavad Solari keha maha ja see on tänaseni 4. sifoonis. Martin Farrist sai maailmakuulus koopasukelduja, kes püstitas rekordeid ja osales murrangulistel sukeldumistel. Täna õpetab Martin Farr koopasukeldumist ja on kirjutanud mitmeid raamatuid oma kogemustest. Jätan allapoole lingi tema raamatule sellest sukeldumisest.